Tere tulemast hommikupalvusele. Täna hommikupalvus toimub Pärnu politsei ja pääste ja veel, ma saan, et siin on veel mõned nimed, kelle majas see on. Ja kuna meil on täna politsei ja piirivalveameti kaplanaadi üks koolitus siin samas kõrvalruumis, saal on 8 jagatav, siis seetõttu oleme täna siin hommikupalvus tegemas. Täna mul on abiks siis Toomas Nigola, kes on abikaplan ja abipolitseinik. Aga tema on seotud rohkem Pärnuga. Kas sa räägiksid, kes sa veel oled? Sa oled mitme lapse isa ja... Jaa, tere hommikust. Ma olen nagu Pipi Piksuk, et tiitleid juurde ma ei lisa, kuigi neid mul mitu tuhat. aga võib-olla kõige olulisem muidugi 1 naise mees ja 2 lapse isa ja 2 koera peremees. ja kui sellest üle jääb, siis Pärnu Elisabethi koguduse õpetaja ja Pärnu praostkonna praost ja kiriku valitsuses ka assessor ja veel mitme ameti peal, aga tõesti politseis pronksiööst peale abipolitseinikuna, et kui oli see, et mis asja nad reis lammendavad siin meie juures, läksin paikusele koolitusele ja siiamaani olen jäänud siia ja politseikaplanite ridades ka varem Kagu, nüüd siis siin Pärnus. Mis aastast sa juba kaplan oled? Abikaplan siis või kaplan? Vaat see on muidugi keeruline küsimus, sest et selle kaplanaadi loomisega olen mina seotud, ma arvan, 2004. või 5. aastast. Enne kui kaplanaadi oli. Ma töötasin vanglas kaplanina, kui ma olin veel põlvepikkune poisike. Ja siis sealt mind meelitati niisuguse projekti korras toonasesse politseiametisse, et natuke ette valmistada seda kaplanaadi loomist. Käisin Ameerika maal ka läbi sealsed politseikaplani kursused ja vaatasin, kuidas seal need asjad toimuvad ja kirjutasin isegi sellise esimese politseikaplani käsiraamatu valmis, mida hiljem Tõnis Nõmmik siis laiendas. Nii et päris paarkümmend aastat juba seotud selle teemaga. Politseikaplanaadi vundamendi raja? Jumal ikka on vundamendi raja, kui ma olen üks kellu tema käes võib-olla. Aga Elisabethi koguduse õpetaja Luteri kiriku ja sellel Elisabethi kogudusel on oma hotell ka? On ja meil on kõigi mugavustega kogudus, meil on hostel lõuna, kus on allkorrusel hotell, teisel korrusel hostel, nii et kui kellelgi tekib tahtmine tulla Pärnusse suvitama või teatrisse, siis tere tulemast. Reklaamiminutid ka. Võimekas kogudus. Absoluutselt, tuleb olla tänulik ikka kõige eest. Väga tore. Laulame nüüd mõned lood. Ja lauluks on nüüd esimene Jeesusele tahan laulda maa. Jeesusele tahan laulda maa. Patustele päästjaks tuli ta. Jeesus meid siin valgustab, lumrastab ja kingitab. Talle lauldu kõik ta kogudus. Kätel kannab ta meid armu väes. Rõõmu annab, kui meil kurgus käes. Oma handidega ta õnnistab meid otsata. Teda kiitu kõik ta kogudus. Ta ei väsi ihal armu tööl. Tema käsi kaitseb päeval ööl. Iga kurvastuse sees tema on su abimees. Kui sa temast ikka kinni pea. Meil sa võtsid päästa võla seest. Surmad õtsid ise meie eest. Ise kohtumõist ja sa andsid ennast nuhelda. Et meie õigeks saaksime. Jeesus anna, et ma kuulen sind. Sinu sõna valgustagu mind. Õnnistust ei taha ma ilma sinu veeleta. Ennast ise meile ilmuta. Nii, siuke ilus laul ja rütmikas. Nüüd teiseks lauluks meil Õnnista ja hoia. Õnnista ja hoia.
hoia, vaimuga meid võida, oma paledõsta sa, issand ja meid valgusta. Igal ajal jäägu meile sinu rahu, oma vaimu anna sa, endaga meid ühenda. Amen, 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 päästja nime kiitkem, meie issand oled sa, esimene viimne ka. See laul, mida mitmetes kirikutes lauldakse. Siit edasi jagab meile Toomas täna sõna, mida ta on kokku pandud siis tänaseks. Ja, tere hommikust. Loen Markuse evangeeliumist 6. peatükist esimesed 6 salmi, mis on meie Luteri kiriku kalendris tänase päeva evangeeliumi lugemiseks ja mõtteaineks seatud kirikuaasta kulgemise rütmis. Evangelist Markus jutustab, et Jeesus tuli oma kodukohta ja ta jüngrid tulid temaga kaasa. Ja kui tuli hingamispäev, hakkas Jeesus õpetama sünagogis ja need paljud, kes seda kuulsid, olid vapustatud. Kust on temal pärit see kõik ja mis tarkus see on, mis talle on antud? Sellised vägevad teod, mis tema käte läbi sünnivad. Eks tema ole see Puusepp, Maaria poeg ning Jakobuse ja Joosese ja Juuda ja Siimone vend. Ja eks tema ööd ole siin meie juures. Ja nad said pahaseks ta peale. Aga Jeesus ütles neile, et kusagil ei austata prohvetit vähem kui ta oma kodukohas ja oma sugulaste juures ja oma majas. Ja ta ei saanud seal teha ühtegi vägevat tegu peale mõne põdeja tervendamise, kui ta oli pannud käed nende peale. Ja ta pani imeks nende uskmatust. Ja Jeesus rändas läbi ümberkaudsed külad, õpetades inimesi. See on püha evangeelium. Niisugune lugu siis tänaseks. Jeesus tuleb oma kodulinna ja hingamispäeval, laupäeval, nagu tavaks oli, nädala viimasel päeval läheb sünagoogi. Ja toona oli tavaks, et sünagoogis siis loeti pühakirja, meie mõistes Vana Testamenti, neid heebrea keelseid piiblitekste ja anti siis ka sõna ühele ja teisele, et neid kuuldud tekste seletada. Ja kuna Jeesusest oli ka teada, et ta on selline tuntud rändeõpetaja, mitmel pool mujal teinud suuri vägevaid tegusid ja pidanud suurtele rahvahulkadele populaarseid jutlusi, siis muidugi anti ka sõna temale. Jeesus tõuseb, õpetab, aga rahvas just nagu kuulab, aga samas ei kuule ka. Tundub, et nende peas on väga vastandikud mõtted ja tunded. Ühtpidi see, mida Jeesus räägib, on ju kõik õige, aga samas me ju teame teda, oma külapoiss, Puusepa poeg, Maaria poeg, liiga tuttav, liiga oma, et olla päris, et teda väga tõsiselt võtta. Mis ta endast õige mõtleb? Umbes sedasi need inimesed seal tundub, et temasse suhtuvad. Ja võime ju kujutleda võib-olla teisest vallast näiteks ühte pianisti, klaverimängijat, kes suures kontserdisaalis esinedes väga hingestatult läheb oma muusikasse sisse, käed käivad, keha liigub, silmad on kinni ja rahvas saalis õhkab, et vaata, kui hingestatult ta mängib, kuidas ta läheb sellesse muusikasse sisse, küll on ilus. Tasus maksta palju raha selle kogemise eest. Aga kui kõike seda teeb oma Alevi muusikakoolis oma külapoiss või tüdruk, siis saalis oli, et mõtled, mis asja ta veiderdab seal. Olgu normaalne mängi, kui nüüd korralikult. Nii et me ikka tihti peale oma hoiakuid kujundame mitte sisu, vaid isiku põhjal. Ja küllap ka mõni
vormikandja on sedasama ju kogenud, lähed väljakutsele ja oma küla mees on seal ja ütleb, kuule, ole normaalne. Käisime ju koos koolis, käisime jalkatrennis, mis mõttes hakkad nüüd mind ära väänama siin või mis sa mõtled hakkad trahvi tegema mulle, ole normaalne. Või teistpidi ka, nähaksegi sinus ainult ametit, isegi väljaspool vormi kandmist ja tööaega. Et see on ju ment, ega ära teda üldse kuulegi, ta ei saa nagunii millestki aru. Jeesusel oli ilmselt midagi sarnast. Aga ta ei astu ka sammu tagasi, ta ei hakka kuidagi ennast õigustama või meeldida, püüdma. Ta räägib ikka seda, mis on tõsi ja teeb tõtt seda, kes ta on ja milleks ta on tulnud. Isegi siis, kui see ei ole parasjagu populaarne. Nagu tema, nii meiegi töös on uksi, mis lüüakse kinni ja kõrvu, mis pannakse kinni, mis suletakse ükskõik või mõistliku jutu ees. On inimesi, kes ei kuula, ei taha mõista, ei taha muutuda, leiavad ikka põhjusi, miks mitte. Ja me ei saa neid sundida muutuma, aga me ei pea ka ise muutuma sellepärast, et meile ei meeldi see, kes me oleme või mida me teeme. Me saame jääda ustavaks sellele, mida teame olevat õige ja sellele, kes meie oleme. Ärgem laskem ka umbusul ei enda ega teiste omal takistada seda, mida Jumal tahab meie kaudu teha. Markuse evangeelium ütleb, et Jeesus ei saanud seal teha palju vägevaid tegusid nende uskmatuse pärast. Ja see on karm lause. Inimesed oma uskmatuse tõttu jäid ilma väga paljust heast, mida Jeesus oleks saanud neile teha. Ärgem laskem oma kahtlustel piirata Jumala tegutsemist meie elus ja teenistuses. Sest mõnigi kord on just siiralt elatud elu ise parim jutlus, nagu ka ausus kaoses, halastus raudades, usk tule all. Kui keegi ei kuule sõnu, las nad siis näevad vähemalt tegusid. Kui nad ei usu süsteemi, võivad nad ometi õppida uskuma inimest, siiralt pühendunud inimest, kes ei püüa meeldida, vaid teeb armastuses seda, mis on õige. Ja siis on meist tõesti ka kasu. Palvetage. Tule püha vaim, täida oma ustavate südamed ja süüta neis armastuse tuli. Vala välja oma vaim, issand, ja kõik luuakse uueks. Anna meilegi tarkust, mida vajame, et oma tööd hästi teha. Et elada siiralt ja ausalt tõeks seda kutsumust, mille me usutavasti sinult oleme saanud, et teha oma tööd hästi, püüdmata ebakohaselt meeldida kellelegi, vaid esindades seda, kes me oleme ja kuhu meid on ametisse seatud. Aita meil olla õnnistuseks inimestele meie ümber ja rõõmuks sinule. Aita meil elada nõnda, et oma hinget kaunistaksime igaviku tarvis ja võiksime kord osa saada sinu kadumatu kuningriigi rõõmust ja kuulda neid kauneid sõnu, tubli sa hea ja ustav sulane. Sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle, mine oma issanda rõõmusse. Aita issand meid siis nõnda elada, õnnista rahuga meie maad ja rahvast, meie kaastöölisi ja lähedasi. Ja võta kuulda ka, kui Jeesuse nimel palume tema õpetatud sõnadega meie taevase isa poole. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja nõnda õnnistagu ja hoidku meid kõige väeline kolmainus Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.